täna hakkame valmistama ühte muu lemmikmagustoitudest, milleks on soolakaramelli brülee. Soolakaramell, kellele ei maitseks soolakaramell, no. Ja no loomulikult oleme täna järjekordselt teie ees uue põllega, sest no, kes see muu ostab kassi toidu asemel endale uue põlle, kui ema teda poodi saadab. Ei, ilma naljata mul varsti vaja, et keegi põlledega sponsoreerima hakkaks nagu. Muidu kui kass jääbki nälga. No nii, esimese asjana võtame 9 muna, soovitatavalt kukemuna. Eraldame muna kollase muna valgest, võib ka teha koorest koorde taktikaga, aga mulle meeldib see taku sellepärast, et mulle meeldib köögis lödistada. Siis valame potti 135 grammi suhkrut ja mis on nüüd tähtis on see, et sa ei segaks seda. Jah, ma tean, see on raske, ma hoidsin ka oma käsi eemale, aga lihtsalt ei tohi. Ära küsi miks, ei tohi. Vot ja segamise asemel me hoopis kallutame seda potti aeg-ajalt, kuniks ta on mõnus karamelline. Järgmisena valame 480 millilitrit vahukoort. Ja siis vaatad järku, et sul on potis kamakas lihtsalt. Aga ära muretse, kõik on korras, kõik on kontrolli all. Hakkad lihtsalt seda segama vispliga. Alguses jah, näeb välja selline katastroof, eks, aga kokkuvõttes segad ja lõpuks see suhkrukamakas lihtsalt sulab sinna vahukoorda ära. Siis lisame pool teelüsiketäit soola. Ja kindlasti tuleks maitsta, kuidas soolakus on, sellepärast et ma ise panen vahepeal isegi rohkem. Oleneb, kui soolane karamell siis maitseb. Ja samamoodi lisame 2 teelüsiketäit vaniljeekstrakti. Ja nüüd tegelikult peaks valama hästi tasapisi seda muna kollasele juurde, sellepärast et munakollane küpseb muidu ära ja tuleb siuke hommiku omlett sul hoopis sellest. Aga no muidugi mina olen see noatera mees, siis mina valan muidugi siukse lahmakaga selle sinna, siis see ei ole tark tegu, ärge palun tehke nii. Teine võimalus on lihtsalt oodata, kuni see karamell ära johtub ja siis valada juurde. Siis paneme ahju 150 kraadiga sooja. Valame selle luksusliku, mõnusa, kreemise puljongi, ei mis puljong, soolakaramelli raamekini nõudesse. No see näeb ju kaunis välja. Siis leiame kodust ahju vormi, täidame selle niimoodi siis ära, et see kataks selle soolakaramelli kihi ära, aga samas ei tuleks vormikestest üle. Ja saadame nad kuumale paradiisirannale. Umbes 45 minutiks kuni tunniks, noh oleneb muidugi ahjust, peabki jälgima, et millal nad valmis saavad. Ja kuidas kontrollida, kas nad on valmis, on see, et ta ei tohi võbeleda nii, et keskmine osa hakkab nagu vastupidises suunas võbelema. Et ta peab ühtlane siuke võbelus olema. Ma ei oska paremini seletada. Ja kui need ahjust välja tulevad, siis sa näed, kui mõnusalt karamelliseerunud need ääred on õrnalt üles mullitanud ääred. Kui tahta, siis võib puistada muidugi peale ekstra soola. Mina muidugi tahan. Ja siis pole muud midagi kui sukelt sisse. Ja no see magustoit viib pilvedesse, ma ütlen. Eriti veel need, kes ei ole nagu hullud magusarmastajad. Aga muidugi ma ei arva, et minu sõnu usute, seega hindajaks on mu imearmas ema. No nii, lase hea maitsta. Ma ei tea, mulle eriti meeldi. Tegelikult on üli hea, paremini ei saakski. Vot täpselt sellise noodiga me tänase kokashow lõpetame. Seniks olge mõnusad ja järgmiste maitseelamusteni.